Paik nimega Ära 2021.07.05. Kuni eilseni arvasin, et sellist paika nagu Ära pole olemas. Et meil pole võimalik ära minna. Ikka oleme kusagil, isegi kui oleme ära. Eile aga leidsin end ära olevat, sest paigale polnud võimalik jääda, kuigi soovisin jääda. Oskamata, suutmata püsima jääda. Meel ütles, et pole lubatud millestki või kellestki haarata ning nii tõstis miski mu õhku ja viis ära. Ma lihtsalt ei teadnud, kuidas paigale jääda. Nii läksin ära ei kuhugi, et olla ei keegi, sest keegi olles oleksin paigale jäänud. Keegi oleks mind näinud, keegi kinni püüdnud, keegi käest hoidnud. Miski oleks mind tagasi hoidnud, aga nüüd olen ei kusagil. Ei keegi ja teen mitte midagi. Tuleb välja, et see koht on ikkagi olemas. See ära koht, kuhu jõuame, kui meid mitte keegi või miski näiliselt kinni ei hoia. See on koht, kuhu jõuame, kui tundub, et mitte kusagile pole enam minna. See on koht, kuhu süda meid juhatab pikemalt mõtlemata. Koht, mis meid tingimusteta vastu võtab. Koht, kus püsida, et taas keegi olla. Koht, kus leiame endas taas ühenduse, et paigale jääda, kuulata ja näha, mis on. Ja mina kuulsin lindude laulu. Tundsin tuult oma nahal ja päikesepaistet. Tundsin, kuidas kõht läks soojaks ning ärkasin taas elule. Putukad sebisid ümberringi. Oli kuulda mitmete jalgade sabinat, tiibade sahinat ja kohtusin kährikuperega. Nende lähedust ma tundsin kogu metsas viibimise aja. Nad tulid mulle tee peal vastu. Mind nägemata. Alles siis, kui tundsin, kuidas hirmulaine korraks mu keha läbistas ja häält tegin, pöörasid nad ringi. Ka mitte esimese hõike peale. Ja seal paigas on palju metsmaasikaid. Nii et ära paika jõuame me siis pärale, kui igasugused inimestega ühendused näivad olevat katkenud. Ära on paik, kus ühendus iseenesest taastub. Ja vahel, kui oleme koos ära, võime ehk seal isegi kohtuda.